Tere! Täna õpetan teile, kuidas kasutada EKIS süsteemis kalendreid. Selleks peate eelkõige logima sisse oma kasutajanime ja parooliga EKIS süsteemi. Kui te olete sisenenud, avaneb teil selline vaade. Vaatevärvid võivad varieeruda, see oleneb kasutaja enda seadistustest. Võib-olla sinine, roheline taust. Minul on hetkel oranž. Siin paremal pool asuvad suunamised. Vasakul pool asuvad sünnipäevade ja puhkuste kalendri info. Siia jooksevad sisse puhkused, 3 päeva ulatuses näitab oli eile, täna ja on homme. Ja sama ka sünnipäevadega. Et siit saate vaadata, kellel on hetkel sünnipäev või puhkus. Siit äärest, kui te liigutate, siis osadel avaneb selline vaade, et on näha siin dokumendi puud. Siit dokumendi puu kaudu, klikates Järvamaa Kutsehariduskeskuse peale, avaneb dokumendi register ja siin on olemas ka kalendrid. Kui te siia klikkate, näete erinevaid kalendreid. Siin on osakondade juhatajate kalendrid, kuhu nad kirjutavad oma päevasündmused, tegemised, kui nad on töölt pikemalt aega lähetuses ära seotud, hõivatud, siis on see informatsioon siin olemas. Siis eraldi on siin puhkused, mida ma mainisin alguses, ja sünnipäevad. Kui te klikkate selle kalendri peal puhkused, siis avanebki vaade. Siin on kirjas, et Tiina Roll on puhkusel. Aga kui te kasutate siin üleval paremal pool sellist käsklust nagu vaade ja võtate kuuvaate, siis te näete kogu kalendrikuu puhkused ära. Ja siin kõrval on 3 kuu ulatuses kalender avatud. Kui te valite maikuu näiteks, siis te näite maikuu puhkused ära. Siia ei ole nimeliselt sisestatud õpetajate, kutseõpetajate puhkusi, aga teised isikud on siia nimeliselt sisestatud. Kui toimub muudatus puhkusega, siis püüan näppu pulsile hoida ja vastava muudatuse sisse viia. Kalendriteni jõuab ka veel nii, ma liigun pealehele tagasi, kui te vajutate haldamine. Siin paremal pool nurgas on haldamine, see tähendab dokumentide, kalendrite haldamist. Siit valite kommunikatsioon. Kommunikatsiooni all on kalendrid. Liiguta hiire ja nupuga. Ja siit avaneb täpselt samasugune vaade, nagu eelnevalt näitasin, et kalendrite nimekiri. Ja siit on võimalik ka avada, näiteks puhkuste kalender. Ja nii ta toimibki. Head kasutamist!